Saates siis külaliste vahetused ja mul on hea meel nüüd kutsuda sellisele aruandlus saatelõigule GreenCube'i juhataja Henri Beckmann. Tere õhtust sulle ja mõnusat 21. mai neljapäeva õhtut sulle. Tänan ja tere õhtust, Toomas. Väga hea on rääkida selles suhtes, et aruandlus saatelõigule tegelikult, kui nüüd me mõtleme, et me oleme 2 saatelõiku nüüd teinud ja nüüd raadiokuulajal oleks vaja anda aru, et kas sellest saatelõigust ka kasu on olnud ja kas siis ütleme, on midagi toimunud GreenCube'i nagu tegemistes ja toimetustes ka, et ei ole niimoodi, et saade on nagu lihtsalt veega kanalisatsioonist alla jooksnud. Ei, kaugeltki selles mõttes, et kindlasti saatest on kasu. Aitäh, Toomas. Et rõõm on see, et just samal ajal, kui eelmine saade oli eetris, siis Virtsus samal hetkel näitas meie müügijuht Riko Saadre siis kliendile parasjagu maja, kui üks teine auto sisse sinna hoovi keeras ja ütles, et just olla raadios kuulanud seda head raadioklippi, mille möödunud kord sa salvestasid, tuli samamoodi kohe meile hoonet vaatama, et oli loomulikult kasu. Nii, paneme saate siis ka veel kord täna õhtul pilti näitama. Ma loodan, et ka täna õhtul on sellest kasu, siis www.greencube.ee. Aga Henri, mina nüüd ikkagi tahaks nagu alguses aruandeid saada sinu käest, enne kui me hakkame suvejutte rääkima ja ma mäletan sellist juttu, et tol hetkel olid sa selline hull inimene, kes tuli maale elama, mõtles, et aitab sellest linna elust küll ja otsustasid hakata ettevõtlusega tegelema ja siis ütles, et vaat meil on sellised asjad on tehtud, seda me teha plaanime müüki arendada. Räägi, kas mõni maja on juba maha ka müündud ja kas nüüd võib öelda niimoodi, et enam ei mõtle, vaid nüüd teete? Mõtleme tehes, et igal juhul töö käib suure hooga, meil on õnneks on tellimusi tulnud ja mis on hästi positiivne on see, et tellimusi on kodumaalt tulnud ja just hetkel on meil siin juunikuu vähemasti täis müüdud ja töö käib suure hooga. Just möödunud pühapäev viisime siin ühe saunat Tõstamaale ühe kliendi juurde, nii et ka seal paigaldamine läks kiiresti ja ladusalt. Töö käib. Aha, ja mida ma kindlasti tahan veel öelda? Meil on üllatusi GreenCube'i sortimendi osas, et kui me täna rääkisime suurtest majadest, moodulmajadest ja nii edasi, siis juba õige pea, ma arvan, et üks paari nädala jooksul on kodulehelt kindlasti leitav ka lastemajade osa, mis on kindlasti ka väga oluline segment ja meie sortimendi arendus. No te saate seal igatepidi arendada, ma ei tea, kui palju ma nüüd tohin firma saladusi lahti rääkida, aga sa näitasid mulle siin telefonis pilte. Ma nüüd täpselt ei räägi, mis seal pildi peal oli, see oleks nagu firma saladuse reetmine, aga ma ütlen nii palju ära, et neid kuubikuid saad tõsta nii ja naapidi. Loomulikult neid omavahel saab liita lahutada, nii üksteise peale, üksteise alla, heas mõttes ka. See on üks osa firma saladusi. Firma saladusi meil tegelikult ei ole, et kui te näete kuskil on GreenCube hoovi peal, astuge ligi, kuidas see hoone nendeni jõudis, kuidas on teenuse kvaliteet nii kohale jõudmise kui ka tagantjärgi, siis äärmisel juhul, kui seal on midagi vaja näiteks kohendada, siis kas ja kuidas on GreenCube siis antud olukorrad lahendanud. Nii, järgmine asi, mis on toimunud ja võib öelda ka, et jätk meie eelmisele saatele ja jälle läheb aruandlusesse sisse, on see, et te pidasite Virtsus perepäevi ja vaat nüüd ma pean laskma tõesti kõrvad longu ja ütleme, et Ait Toomas seal kohale käinud paha, aga ma vaatasin seda arvutis, sest oh õnne, tänapäeval on internet ja seal kanti seda üle, aga ma küsin siis ära, et kes koha peal käisid, palju siis reaalselt nagu sealt nagu müügipakkumisi tuli ja kuivõrd huvilised sellised Eesti inimesed sinu toodetel on? Kohal käis avatud uste päeval Virtsu sadamas, meie GreenCube'i näidismaja juures tõepoolest circa 300 inimest. Seal koha peal oli väga palju erinevaid toetajaid, kes seda meie päeva aitasid läbi viia. See üritus oli tõesti meeleolukas, seal oli väga palju uusi inimesi, kes siis nägid seda hoonet lähemalt. Saime ka endale sealt reaalsed kliendid, mõned, et kellega siis on tänaseks ka käed löödud ja kelle hooneid juba peagi alustame valmistamist. Kas ütleme selline uudne lahendus, et selline kuubik ehk siis moodulkompleks, olgu ta siis elutuba, olgu ta saun, olgu ta ma ei tea mis asi, kuidas inimesed selle vastu võtsid, et kas ei olnud niimoodi, et inimesed on harjunud, et maja on vundamendi peal, ta on kogu aeg paigas ja neid ühest kohast teisi ei tõsteta? See oli meie jaoks ka üllatus positiivselt, et kui klient just viimane, kes meil kontoris käis, et ütles, et lisaks moodulmajadele ma sooviksin, et te tooksite ka moodulitena meile terrassi kohale, mille loomulikult me hinnapakkumisega kindlasti koostame ja selle asja ära organiseerime kliendile. Et moodulmajad täiesti uskumatult, meil on väga hea meel, et need pisikesed läbimõeldud ruutmeetrit arvuga hooned on siis inimestes leidnud huvi ja kindlasti, nagu ma olen ka varem öelnud korduvalt, on see, et ei ole meie kuubiku kuju just see nii on ja nii jääb, vaid ikkagi läheneme kliendile personaalselt ja kui klient soovib väikeseid aknaid viilkatust, siis loomulikult ta sellega saab. Teil on selles suhtes hea, et ma olen oma tuttavatele ka rääkinud, näed, tahes ja tahtmatult teen ka GreenCube'ile saateväliselt reklaami ja olen öelnud seda, üks huvitav asi, et kõik, mis sees on, tehakse valmis ära, too kohale, pane elekter, vesi ja kanalisatsioon külge ja toimib. Ja see on kahtlemata üks väga suur mugavuse osa, et võtame lihtsa välisfassaadi värvimise, siis õiget ilma oodata
otsustada, et kas see nüüd päike nii vihma tuleb või ei tule. Töö käib iga päevaga, iga ilmaga. See on kahtlemata kliendile ka väga oluline mugavuse osa, et kui me oleme kokku leppinud tähtaja ja tarneaja, siis nendest kuupäevadest ka kinni peetakse. Teeme siis esimese lõigu lõppu veel ühe aruandluse ja räägime nüüd ühest teie koostööpartnerist, mis on ka ühtepidi minu saate koostööpartner. Nimelt me räägime siis ProDigi osaühingust ja üks väsimatu, ma ei tea, kas Turatseli jänes tohib tema kohta ütelda, on Marko Salm ja räägi siis ära, kuidas siis ProDigi ja GreenCube omavahel koostööd teevad, et minu saates on väga tähtis näiteks internet, minu saates on väga tähtis serverid, arvutid korras, toimiks kogu aeg stuudios, et räägi, kuidas siis ProDigiga koostöö toimib. Marko on meile väga hea koostööpartner koos oma meeskonnaga, et täpselt nagu nad ise ennast välja reklaamivad, et madalpingest kõrge pingeni, et me saame nendest nii internetid, tavalise voolupaigalduse, mis samamoodi projektijärgselt meile paigaldatakse hoonetesse. Samamoodi kõik köögi, elektrid, ka internetijuhtmed, kõik mis vajalik on nende poolt teostatav ja igal juhul mul müts maha, et meil on selline koostööpartner nagu ProDigi täna siin Läänemaal Hanila vallas võtta, et müts maha, aitäh! No ma millegipärast pean suga, Henri, nõustuma, sellepärast et samad kiidusõnad pean ma ka enda saate tegemise ja toimetuse tehnilise teostuse poolt Markole ütlema, et üks firma, kes vist kunagi alt ei vea, sellepärast et olgu ta nii uhke kodulehega või pealinna firma tahes, mina olen sattunud selliste firmade otsa, et kui asi nagu tuliseks läheb, siis on firma kadunud ja laiutatakse käsi, aga ProDigiga vist nii ei ole. ProDigi kahtlemata on mees sõnast särgas arvest ettevõte, et nendega on hea turvaline koostööd teha, nendega ei ole erinevaid raskusi, mida me oleme kogenud siin võib-olla nii-öelda sisse ostetud koostööde näol, et kindlasti nad annavad oma tööle garantii ja teevad seda absoluutselt professionaalselt. Nii, nimetame siin koha peal ka siis nende kodulehe ära, see on www.prodigi.ee, väga hea lihtne, aga meie oleme täna nagu suuremas osas teise kodulehe peal www.greencube.ee, aga enne kui me vahepausile, Henri, läheme, anna mõned vihjed, millele tasuks näiteks seal kodulehel praegu tähelepanu pöörata, mis oleks sellised kasulikud vihjed, mis nagu tõestaks veel kord seda, et firma tegutseb, toimib ja nii nagu sa ütlesid, järjest hullemaks ja järjest kiiremaks ja aktiivsemaks töö läheb. Kindlasti tehtud töödest paneme pilte üles kodulehele vaatamiseks. Kindlasti leiab sealt täpselt seda sama vana head videoklipi, millel on näha, kuidas see hoone teieni jõuab, mis on kindlasti väga hea selline pildiandja ja annab kliendile rohkem sellist turvatunnet, kuidas see hoone teieni jõuab. Mida veel? Aha, jaa, muidugi. Ja siis paari nädala pärast, nagu juba välja hõigatud saate alguseski, siis on näha ka meie pisikest lastemaja rubriiki sealt kindlasti kodulehelt leitav. Et muidugi õige pea, veel täpselt kuupäeva ei julge anda, kuid ma tean, et töö juba käib ka suuremate majalahenduste leidmisel, nii et kus need moodulid on ka omavahel nii-öelda kokku liidetud, et kuid seda siis ma arvan suve jooksul julgeks lubada. Nii, lähme siit pausile. Üks asi, mis meil muidugi rääkimata on ka GreenCube'i Facebooki keskkond, kus on tegelikult ka väga palju materjali. Oh imet, käisin ise seal, avastasin ühe oma saate, mis seal üleval on, nii et kes tahab ka esimest saadet kuulata, täiesti olemas, aga Henri Beckmanniga, GreenCube'i juhatajaga olen mõne hetke pärast tagasi. Jätkame siis GreenCube'i teemadel ja Henri Beckmann, GreenCube'i juhataja, on mul siin vestluskaaslaseks ja läheme siis nüüd ikkagi väga konkreetseks. 2 kodulehte, see on siis www.greencube.ee, vaadake siis natukene luurake ka meie mõlema toetaja juurde, see on siis www.prodigi.ee, võib-olla leiate enda jaoks midagi kasulikku ja väga palju on informatsiooni ja mõtteid käimas ka läbi Facebooki keskkonna, nii et vaadake, mis seal GreenCube'i kohta kirjutatud on, avaldage ise oma mõtteid. Aga jätkame võib-olla sealt maalt nüüd välja, et kui nüüd inimene täna õhtul seda saadet kuulab ja mõtleb, et pagan küll, et mingi mõte mul tekib kusagile, midagi panna võiks, mida täpselt panna võiks, seda täpselt veel ei tea, et hakkame võib-olla siis kuskilt otsast minema ja kordame veel kord siis üle, et võib-olla Saaremaalt tulles paistab ta paremini ära, kui ka Saaremaale minnes, kui natukene üle õla kiigata, on siis see GreenCube'i näidismaja Virtsu sadamas olemas ja ma saan aru niimoodi, et kui ette helistada, siis ma ei tea, kas päris kohe lendab mees välja, aga ta tuleks nagu hea meelega seda maja näitama. Nii uskumatu, kui see ka ei ole, siis tõepoolest lendabki kohe mees välja, tegelikult ei lenda mees, vaid lendab naisterahvas, krundi omanik siis maja tagant oma kodust tõepoolest on valmis seda maja iga hetk näitama, kui klient siis hoone juures sellele numbrile helistab, mille ta leiab hoone akna pealt, mis on sinna ilusti trükitud ja prinditud. Aga jah, kui klient nüüd tuleb, vaatab ilus suur aknalahendus, aga pole midagi teha, mulle meeldib piilkatus, mulle meeldivad pisikesed aknad, mulle meeldib, et see maja oleks kollane, mitte pruun, mulle meeldib, et mis iganes, et see kööginurk oleks hoopis teise nurga all, siis loomulikult tulge, võtke meiega ühendust, info@greencube.ee või helistage siis meie müügijuhile, kelle kontakt on kodulehelt saadav ja me teeme teile personaalse täpselt sellise hoone, nagu te ise soovite, et kindlasti julgelt astuge ligi, tulge, helistage meile, helistades saate kindlasti tulla ka tootmishoonet vaatama ja leiame teile personaalse lähenemise ja kindlasti see on ka üks väga oluline müügiargument, miks just tulla
tulla meie juurde, GreenCube'i meeskonna juurde ja küsida oma soovi oma majalahendusele. No üks asi on veel, et miks tulla teie juurde on see, et kogu raha te jätate Eesti ettevõtjatele ja teil on nagu roheline lähenemine, räägi sellest ka. Me püüame anda endast maksimumi, et olla võimalikult lokaalne, olla kodumaine ja oma toodangus ka eksportida tulevikus ikkagi kui eestimaist toodet. Tõepoolest, aknalahendused valmistatakse Virtsus, puidu ostame täna puumarketist, millest 90% on siis kodumaine puumateriaal, ka siseseinad on Pärnus toodetud ja nii edasi, et võimalikult palju eestimaist kaupa sinna hoonesse püüame panna, anname endast parima, et välistada kõik võimalikud nii-öelda lõuna poolt tulevad importkaubad, et oleme kodumaised ja teeme kodumaist toodangut. Nii hakkame võib-olla sellest siis pihta, et võib-olla inimesi on mitmesugused, elatakse mitmetel erinevatel kohtadel ja vaata, ma mäletan oma eelmist intervjuud ka, et kus me nagu ütlesime, et kuna tänapäeval, ma ei tea, juba taskutelefonid pildistavad ja ma ei tea, mis asjad veel pildistavad, siis tegelikult võiks ju seda mõtet mõelda, et vaat tahaks nagu sinna midagi panna, sinna nagu see asi toimetada ja võiks vist öelda ära ka see, et kuna me siin nimetasime, et kommunikatsioonid külge ja kõik toimib, siis tegelikult võiks öelda, et kas majas üldse elektrit, kas majas üldse on võimalik veevärki vedada ja kanalisatsioon ka kusagile ära juhtida, et võib-olla need küsimused võiks ka alguses kõik selgeks teha, muidu te sõidate oma uhke majaga kohale, siis tuleb välja, et neid polegi. Tegelikult võib-olla sedasama mõttekäiku arutada hoopis teistpidi, et täna on pakkunud GreenCube siiski nagu kliendile ka terviklahendust, et just oli vastupidine olukord, kus klient ütles, et tal on maatükk ja ta tahab siia midagi saada, aga poisid, olge kena, et kes selle ära teeks ja kuidas seda ära teeks. Ja siis, kui ta lõpus GreenCube'ini jõudis, siis ta ütles, et see on üks väga hea teenus, et organiseerisime talle nii kanalisatsiooni, nii postvundamendi, me organiseerisime sinna ka elektri tänu Proodigile ja nii edasi, et täisteenus täiesti laias laastus tühjale põllulapile saab enda täiesti täisvalmis eluaseme soetada, kas siis suvila, sauna või kodu näol. Mina leian seda, et olgu ta mispidi Henri tahes, aga kui kaks inimest normaalselt omavahel räägivad, siis tuleb igatepidi tõde. Tõde tuleb kahtlemata ja tulebki alati julgeda küsida ja tuleb julgeda oma nii-öelda mõtteid väljendada, et kindlasti ärge jätke enda teada, et tahan nii või tahan naa, vaid tulge küsige ja leiame alati kompromissi ja kindlasti saame kliendile kõik, mis klient soovib. Loomulikult sinna juurde ka raadiokuulajat ära ei unusta, et küsige ikka hinnapakkumist, et lõpuks saate siis aru, kui palju see asi nagu kokku maksma läheb ja et pärast ei ole niimoodi, et tellisin seda, aga oi, asi läks palju kallimaks. Meil oli üks kena juhus paar nädalat tagasi, kui helistas klient meile ja ütles, et ta oli samasuguse hoone, analoogse hoone siis teinud enda koduhoovi ja ta ütles, et teate, mul läks 1000 eurot soodsam kui teie tänane majalahendus. Aga üks asi, et ma ei arvestanud sinna sisse oma tööraha. Ehk siis, mida ma tahan selle telefoni kõnet tsiteerides öelda, on see, et tihtipeale võib-olla alguses endale otsa vaadates, et mõni asi tundub justkui ühest kallim, kui oskaks arvata, kuid hiljem seda ise tehes võib see asi kordades kallimaks minna, et igal juhul soovitan nii aja kui raha kokkuhoiu mõttes tulla julgelt meie juurde ja me teeme teile sellise lahenduse, nagu te seda soovite ja te saate kindlasti parima hinna ja kvaliteedi suhte. Aga ütleme seda välja, et kui nüüd raadiokuulajal tõesti seda raha välja käia kohe ei ole ja ma arvan, et neid kliente on Eestis ikka väga palju, kellel seda raha kohe välja käia ei ole, räägi, kas on mingisugust liisingu ja järelmaksu võimalust? Ja meie sõberpank Swedbank on kodulehel täiesti esindatud koos kliendihalduriga, kelle poole otse pöördudes saate erinevaid siis laenusid taodelda erinevates suurustes. Kindlasti teised pangad Eestis samamoodi pakuvad erinevaid laenuvõimalusi, nii et kuid jah, sellegipoolest siinkohal tahaks soovitada meie sõberpanka Swedbanka, kes on kodulehelt leitav ja uurige greencube.ee ja leiate sealt vastused. No üks asi on veel, sa mainisid, et midagi on tulemas siin suve jooksul veel teil kodulehele ja te kogu aeg oma tootmist edasi arendate, projekte juurde tuleb ja võiks ju ka nii teha, et näiteks, et võtad midagi teilt ära, arvestad välja, nagu sa rääkisid ka lastemajadest, et midagi tuleb tulevikus veel juurde ja siis nagu öeldakse, liidetakse üks kuubik teisega kokku. Tõepoolest, sama näide oli meil siin Paides, et kuhu me kõige esimene kuubik läks, et just sinna oleme täna teinud hinnapakkumise ja tõenäoliselt läheb üsna varsti töösse, nii kui meile tootmises tekib auk, et teeme sinna teise toa juurde. Et kindlasti see on väga oluline mugavuse osa, et täna finantsseis lubab mul muretseda kas 20 või 40 ruutmeetrise suvila, sauna või kodu, siis finantsolukorra paranedes saad sa endale sinna vajaduse kasvades endale ruumi juurde osta. Ja need kuubikud saab omavahel liita, kuna tegemist on puitmateriaaliga, siis nende välise visuaali värskuse saab alati täpselt niimoodi ajada, et nagu see oleks täpselt tehtud ühel ajal, ühe ajahetkel kunagi ammu. Ja üks asi on ka see, et kõik GreenCube'i kliendid on omavahel sõbrad, see tähendab, et keegi ei aja teile kurja koera kallale, kui te tahate vaatama tulla, olge viisakad, teile näidatakse see kuubik ära, olgu ta siis ütleme ükskõik kelle maja kodus või kuskil krundil, et nii ei ole, et öeldaksegi, et võib-olla kõige parem soovitaja ongi oma pere tuttav või keegi
keegi teine inimene, mitte võib-olla Henri Pekam kui GreenCube'i juhataja, Toomas Ait kui saatejuht, et mõeldakse, et siin peab ikka mingi väike krutski sees olema, et midagi nad siin teevad, aga tegelikult krutskit ei ole, vaid asi on õige ja kõik toimib. Kindlasti ette helistades saab tulla ka meie tootmist vaatama ja näha oma silmaga, kuidas need hooned seal valmivad. Kui nüüd just kurja koera aias ei ole, siis loomulikult astuge julgelt ligi klientidele, kes on täna GreenCube'i juba ostnud. Saate vaadata, oma käega katsuda, kindlasti meie head kliendid on nõus neid hooneid teile ka näitama ja igal juhul soovitan tulge ka Virtsu sadamasse ja nagu ma juba ennem ütlesin, et siis hoone peal on telefoninumber, kuhu helistades siis tuleb pea mõne loetud minutitega inimene, kes teile selle hoone uksed lahti teeb ja on nõus näidismaja teile näitama. Tänaseks ots seinast välja, jõudu jaksu teile, loodan, et võib-olla ka mingi kasu tänasest saatest oli ja vaatame, mis siis edaspidi saab. Sulle, Henri, ja kogu teie töökale kollektiivile jõudu jaksu, laske siis haamritel ja kruvikeerajatel kiiremini liikuda ja küll need majasid Eesti maa peale ka väljaspool Eestit juurde tekib. Mõnusat õhtu jätku! Aitäh sulle ka!